Tervist! Üldiselt on meil tänapäeval hästi teada, et sportimine ehk siis laiemalt füüsiline aktiivsus on tervisele igakülgselt kasulik. Natukene vähem teatakse seda, et sportimine on kasulik ka nahale, sest muudab naha väljanägemise nooremaks ja sellel on ka teatud vananemisvastane toime. Täna ma räägin sulle teadustööst, kus vaadeldi aeroobse treeningu ja lihastreeningu mõju naha välimusele ja selle vananemisele ja võrreldi, kumb füüsilise aktiivsuse tüüp on selles osas tõhusam. Ma ütlen kohe ära, et antud uuringus on äärmiselt palju detaile ja need tulemused, mida ma teile tutvustan, vaadati ka uurijate poolt üle ja leiti molekulaarsed põhjused, miks tulemused olid just sellised nagu olid, aga süvitsi ma selle teemaga videos ei lähe, vaid ütlen lihtsalt nagu ikka, et kui sind huvitavad täpsed mehhanismid, siis leiad uuringu videokasti alt. Ja lisaks teadustöös vaadeldi ka muid füüsilise aktiivsuse mõjusid tervisele, nähteks tehti, väikese sarkasmi hetke pärast, üllatus kindlaks, et lihastreening tõstab lihasmassi enam kui aeroobne treening. Aga nendes muudes leidudes midagi põnevat ja uut ei ole, nii et neist ma pikemalt ei räägi. Teadustöösse kaasati 61 üldiselt tervet füüsiliselt mitteaktiivset keskealist naisterahvast, kellest 56 lõid uuringus kaasa kuni selle lõpuni. Ja nad pandi 16 nädala jooksul tegema kas aeroobset treeningut või lihastreeningut jõusaalis ja vaadeldi siis muuhulgas, milline mõju oli neil treeningutüüpidel nende nahale. Esmalt siin näeme me 16 nädalat kestnud aeroobse treeningu ja lihastreeningu mõju naha elastsusele, mis on teadupärast mõiste, mida kasutatakse naha võime kohta venida ja taastuda oma algkujule ja tegemist on olulise parameetriga, mida naha väljanägemise ja vananemise kontekstis teadusuuringutes analüüsitakse. Ja nagu näha, parandasid nii aeroobne kui lihastreening naha elastsust statistiliselt olulisel ja võrdsel määral. Väga olulised muutused tulevad aga uuringu tulemustes mängu, kui me võtame vaatluse alla dermise tiheduse või siis paksuse. Inimese nahk koosneb teadupärast 3 peamisest kihist, epidermisest ehk pealmisest kihist, dermisest ehk keskmisest kihist ja hüpodermisest ehk alumisest kihist. Naha keskmise kihi ehk siis dermise paksus on sarnaselt naha elastusele samuti oluline näitaja, mida samuti naha väljanägemise ja vananemise kontekstis teadusuuringutes analüüsitakse, mis inimese vananedes muide väheneb, mistõttu me saame väita, et mida tihedam ja paksem dermis on, seda nooruslikum ja tervem näeb inimese nahk välja. Ja siin on siis antud mõõtmise tulemused, mis peaksid rääkima iseenda eest, ehk siis kui 16 nädalat kestnud aeroobne treening seda parameetrit ei parandanud, siis sama kaua kestnud lihastreening muutis naha keskmise kihi võrreldes aeroobse treeninguga oluliselt tihedamaks ja paksemaks. Seega, kui me paneme kõrvuti aeroobse treeningu ja lihastreeningu, siis saame vähemalt antud parameetrite raames üllatava tulemuse, ehk siis peame tõdema, et lihastreeningu positiivne mõju meie nahale on suurem kui aeroobsel treeningul. See järeldus võib kõlada uskumatuna, aga kui me vaatame natukene, millist mõju avaldavad need erinevad treeninguvormid meie nahale ja organismile laiemalt, siis enam mitte nii väga. Aeroobse treeningu mõju nahale on uuritud tegelikult päris palju ja üldiselt leitakse tänapäeval, et see parandab naha väljanägemist ja aeglustab naha vananemist peamiselt seetõttu, et parandab naha piirkonna verevarustust. Ka lihastreeningul on mõningane naha verevarustust parandav toime, aga kui me räägime naha väljanägemisest ja vananemisest, siis on tõenäoliselt kõige olulisemaks toimeks see, et lihastreening suurendab inimese organismis oluliselt kollageeni tootmist. Ja kui me organismis kollageeni tootmist suurendame, olenemata muide meetodist, kuidas me seda teeme, siis on sellele naha väljanägemisele ja tervisele oluline positiivne mõju. Muide, ma tegin umbes aasta eest video kollageeni toidulisandina tarvitamise mõjust ja kui see kollageeni teema sind kõnetab, siis heida sellele videole pilk peale.
mina lähen aga teema laiendamiseks ja viimase vindi peale keeramiseks korraks tagasi täna tutvustatud uuringu juurde, mille raames uurisid teadlased muuhulgas geene, mis on seotud sportimise ja nahas avalduvate valkudega ja tegid kindlaks 2 geeni, mis aktiveeruvad eriti suures mahus lihastreeningu käigus, aga sisuliselt peaaegu üldse mitte aeroobse treeningu käigus ja mis kannavad uhkeid ja keerulisi nimetusi biglükaan ja kondroitiinsulfaadi süntetaas 1. See teine on selline nimi, mida ma enam oma suu ei taha kordagi võtta ja olen õnnelik, et ma suutsin selle esimese korraga vist enam-vähem täpselt välja öelda. Aga õnneks tekitas nendest 2 uurijates erilist huvi just biglükaan, mille üheks peamiseks ülesandeks meie organismis on kollageenkiudude kinnitamine ja nii-öelda paigutamine naha keskmises kihis ehk siis dermises. Ja kuna see aktiveerub just nimelt lihastreeningu käigus, kus tekib ka muidu organismis rohkem kollageeni, siis selgitab see osaliselt, miks liigub see kollageen just sinna ja paigutatakse nahka just nii, et see näeb välja tervem ja noorem. Kui me teame nüüd, et aeroobne treening ja lihastreening mõjutavad naha tervist ja selle väljanägemist erinevalt, siis on tegelikult üks oluline tarkusetera see, et nii nagu meil on üldise tervise ja kõrgema elukvaliteedi jaoks hea teha nii aeroobset kui ka lihastreeningut, siis samamoodi tuleks meil nahatervise jaoks teha mõlemat treeningutüüpi, sest summeeritud kasu on kindlasti suurem. Vaat nii, jõusaalis näeme!